Mis edas peab minema? Turvakontroll. Mul on võtmed koos. Võtmed võivad olla. Me usaldame õpetajaid. Mul on võtmeid hästi palju. Nii. Korras. Võtmed ei piksunud, jah? Ega teil see fotokas pommi ei ole, jah? Ei ole. Pärast ole näha. Nii. Meeldib. Mina pole lennukiga ennem sõitnud, ega ma ei tea. Piletit palun sinnapoole. Järsku ma ei kannata nüüd seda. Äkki te kasutate 2 korda seda? 2 korda. Tere. Mul on jänes. Mul on see... Mul on jänes, mul ei ole piletit. Viil on kotis. Küüneviil. Mul on jänes, mul ei ole piletit. Oleme juba siin 5 tundi järjes, me ei ole enam ohtlikud. Mis te lööid? Lubage kohe. Tervist. Tervist. Piuks, piuks. Mina ütlen tere, mina ütlen ausalt, et mina siit värvi ei saa, mul on metallist põlv. Noh, pole viga, eks me teeme erandi. Aitäh. Mina peissin oma pileti nii ära, et ma seda enam üles ei leia. Aga meie anname teile uue. Oi, see on küll ilus. Palun. Korrasti. Aitäh. Nii, tere Kristi. Tere. Rallima ka siin. Piip, poid ei saa. Ei saa. Võib minna ikka. Ikka võib, jah. Tere. Piks. Ei ole hullu midagi. Võtmed ja kuld, esemad on lubatud. Tere. Turvakontroll. Pilet palun. Kõik on korras. Tere. Ja. Tervist. Ja. Korras. Aitäh. Tervist. Kontroll ka. Kõik hea olete. Meiega. Kui kaob ära, annab uue. Tervist, turvakontroll. Korras. Tervist. Jah. Kohe metalli otsijaks. Võib lillega kaasa võtta. Või lillega. Jaa, see lill on niikuinii kannatada saanud poolel Nii, teel. Priit, tule nüüd siia seina äärde ilusti. Käed seina peale. See oli seal kotis. Mis teil seal kotis on? Näete raamatut ja kõik on selline süütu värk. Eks me peame leppima. Selge, noh, võite minna. Nii kontroll, jah. Väga hea. Nii, turvakontroll. Meeldib. Aitäh, ja ei olnudki midagi keelatud. Tahaks reisida. Ikka saab. Turvakontroll. Ja võtmed on taskus. Piip. Tagasi. Lillega läheb. Ma elan selle üle muidugi. Turvakontroll. Aitäh. Nii, tervist, turvakontroll. Turvakontroll, jah, kõik on korras. Võtmed võivad olla. Kas ilma piletita saab? Minul piletit ei Ei ole. anna. Ilma piletita me peame teile kahjuks pileti andma. Mul piletit ei ole. Nii, väga meeldib. Aitäh. Tere. Palun tulla edasi.
hetke pärast. Palun kontrollida, et tulavõetas kinnitatud ja lennukist väljumisel palun vaadata, et kõik pagas oleks kaasa võetud. Loodame, et meile lennureis oli meeldib. Kena reisi jätku soovib meeskond. Tagasi saad. Kaheks loeme. Tere tulemast meie eksootilisele Pallisaarele. Kuidas see lennureis möödus? Hästi. Tere ka minu poolt. Kas kõrvad ei läinud? Kiirus oli liiga väike. Kiirus oli väike. Kõik pretensioonid palun, kõikide pretensioonidega palun pöörduda meie pilootide poole. Just. Tunda on sellist mõnusat mere ja liivalõhna siin meie ilusal saarel. Meie vähemalt tunneme, ma ei tea, kuidas teiega on. Nii. Kuidas siis muidu tunne on teil, et pole ju ammu puhkamas käinud või kuidas see õpetajate palk lubab küll? Kas te olete käinud Hawaii näiteks? Ei ole jõudnud, aga nüüd saabite siia. Väga suurepärane. Aga kas keegi siit lauast on käinud kunagi mingil eksootilisel saarel? Näiteks? Sri Lanka? Mina olen käinud seal Vormsis. Vormsi peaks väga eks. Vormsi minu isiklik lemmik. Parem on näete meie kaasmaalasi. Nad on mitte halvustavalt öeldes neegrid. Ja nende käest võite saada kommi aktiivse käitumise eest. Ja kui kedagi huvitab, siis Humu, Apua on ja tema naine. Täpselt. Jimmy Humu, Nukula. Nad on väga sõbralikud, neid ei maksa karta, aga siin on ka mõningaid väikseid asju, mida võib-olla võib karta, mõni tiiger või puuma või... Võivad trikke teha, aga noh, olge kõigest valmis. Jah. Võib-olla alustame siis troopilise ärakasutmänguga, millest Kairi ja Evelin teile lähemalt räägivad. Ja vastake kindlasti küsimustele, sest iga õigesti vastatud küsimuse eest saate te kommi, karamillikommi. Ja see, kes kogub meie puhkuse lõpuks, kõigepealt kohtume, see saab auhinna. Tere! Ma räägin teile lühidalt mängust. Kokku on 10 küsimust. Kes õiget vastust teab, see andke käega märku. Õigesti vastanutele antakse komme. Nüüd küsimuste juurde. Kes esindas eestlasi 2004. aastal toimunud tõsielusarjas Džunglistar? Nimetage vähemalt 3. Andke käega märku, kui te teate. Õige. V2. Kas meil on seal 3 vastust olemas seal lauas? Siis võiks sinna jagada komme. Ja oleks õige. Ning õiged vastused oleksid olnud siis Eve Kivi, Kati Kurutav, Kadi Toom, Koit Toome, Eerik Kriiger ja Jaanus Raidal. Ja Kadi Toom oli ka. Ja oli kõik. Järgmisena tahaksime teada, mis taimega on tegu. Papaia. Õige, väga õige. Liina või Humu, Nuku. Siia ette lauda läheb väga hea vastuse eest üks komm. Õpetaja Liina Trümmel. Kes on sekretär looduses?
Kas täpsustaksite vastust? On küll lind, aga milline lind? Ja kus kohas? Rähner. Vabandust? Ei ole. Koolilind. Ei ole. Natuke suurem. Linavest. Mis linde me Ma võin anda vihjeks, et elab Aafrikas. Siis tuvi ei ole. Tuvi vist ei ole. Ei ole, see asi ka lihtne. Pelika. Emigreerunud või kokaks elanud? See on flamingo. Ei ole. Kuidas me saaksime vihjed anda sellele? Mis tähendab? K-tähega. Selle keha pikkus on 125–150 sentimeetrit. Kongo. ei ole, aga võime veel vihjeks anda, et ta on küll kokas, aga mis asi? Selle linnu nimetuse esimene pool on see lind, kes toob lapsi. Kurekotkas. Kurkotkas. Ainukene, kes teab veel muljetud lapsi. Ja nüüd viimane küsimus. Keda on kujutatud Tallinna loomaaia papil? Ma arvan, et esimesena tuli vastus tagant lauast. Me täname, et meid kuulasite. Kui enamus teist juba jooksid rõõmsalt kohvi ja maitseb puuvilju, siis kõik meist ei jõudnud nii õnnelikult. Osad meist eksisid ära džunglisse ja praeguseks nad küll juba siin, aga neil olid ka omad seiklused ja sellest on järgmine väike lõbus videoklipp ja viimane pihipink oli selle nimi, kui ma õigesti mäletan. Ja jälgige ja kuulake ülimalt hoolikalt, sest pärast igat päeva, nimelt meil on seal 3 päeva, tulevad ka küsimused ning tublimatele jagame samuti kommi. Iga õige vastuse eest. Ja kui on meil eriti trikiga küsimus, võite ka mitu kommi saada. Just, aga vaatame siis. Käesoleva video sisu ei ole mõeldud kellegi solvamiseks või maine kahjustamiseks. Kõik filmis osalenud tegelased on välja mõeldud ning nende sarnasus päriseluga juhuslik. Ma pole elu sees nii fantastilist jooksurada näinud, nagu siin on. Ma paneks kõik 10-aastased tüdrukud jooksma ja siis me teeks body improvement'i ja läheb. Aga mina nägin ka häälkirjakut. Mis te nägite? Ma nägin ikkagi ka häälkirjakut. Ja mina leidsin lihasöötaime. Ma olen seda igalt poolt otsinud ja nüüd lõpuks siit saaret leidsin. Teate, millest suure õnnetus ma eile ära võtsin? Ma leidsin enda, käisin niimoodi metsas ja vaatasin, et uus kivim. Mõtlesin, et songin veel näpuga ka, aga kuidagi pehme oli. Võtsin analüüsid ja värki ja särki ja siis selgus fekaal, täitsa fekaal. Panin veel puulehe ka sinna peale, et keegi teine sisse ei astuks. Aga siis selgus, et me 4. liige, see Leho on kadunud. See Leho, ma saatsin ta metsa seenele. Jah, saatsime Leho seenele. Ei tea, kas see ikka oli õige tegu. Küll ta teab, tema juhib kaidirühma. Ühesõnaga, kõndisin siis metsas, nägin kass-jänest. Küsisin, et mis loom sa siuke oled? Siis ta ütles, et ema oli jänes, isa oli kass. Päris hea. Õhtul tuli Leho metsast tagasi, kotike seeni oli kaasas ja ma olin nii õnnelik, sest mul oli kõht korisenud nagu traktor kogu päeva. Ja siis nägin veel sipelkaru ja hobujänest. Läksin edasi nägin mingit koera-taolist asja. Küsisin, mis asi see on, ta ütles, et on politsei koer. See oli ka täitsa hea. Ja üldiselt seeni väga ei olnud seal, aga ma mõned sain. Nii, nüüd tulevad esimese päeva kohta küsimused.
võtame siis kohe lõpust, mis loomi nägi Leho džunglis? Andke käega märku ja vastake kõik 3 looma korraga, siis saate 3 kommi. Jänes, politseikoer, kass, jänes. Kas oli üks veel? Sipelkaru. Ma võime selle õigeks mõnda lugeda küll, jah. 3 kommi siis. Andke 4. Ja teine küsimus, mida leidis Vaike Liidaru metsast? Jaa. Lihasööga taime ja paluks üks komm siia. Siia ette lauda. Nagu number 1 oli järgnud number 2, siis tuli ka teine päev. Vaatame teise päeva seikusi. Jah, saatsime Leho seenele. See ei lõppenud hästi. Te kogemata saarepilvikut, mis on tuntud oma kõrval nähtude poolest. Ja kui te veel ei teadnud, siis saarepilvikud on väga-väga eksootilised seened. Ma oleks seda pidanud kohe tähele panema. Ja nüüd on tagajärjed käes. Süüa ei ole. Raske, tahaks koju. Aga täna aitasin ma kõigil halvast enesetundest üle saada. See Priimägi väsitas küll oma harjutustega hommikul ära. Läksime Liidaruga metsa arutama, mõtlesin, et ma suudan oma geograafilise mõtlemisega selle piirkonna leida, kus me tegelikult oleme. Läksime Sooväljaga maastikku uurima. Tarvit on ikka jube tark, unustab ära, kui meist bioloog on. Ma ütlesin talle, et helerohelist rotti leidub ainult Ida-Siberis, aga tema ikka oma sooja kliimateemat edasi. Käisin natuke ringi ja nägin ühte puud. Siin oli kirjutatud Iivas Here. Jumal teab, mis see võis tähenda. See on raudselt oli inglise keeles. Ja need inglased on jälle siuksed, nad ei viitsinud oma tähestikku ja muuta. Nad muutsid vaid hääl selle. Ma arvan, et see oli Iivas Here ja see on inglise keeles. Leho lihtsalt ei saa aru, et inglased mõtlevad meie kohta ka samamoodi. Nii, teine päev oli üks lõbus. Ja mainiti seal ühte huvitavat looma, heleroheline rott. Küsime, kus ta elab? Tõepoolest tegu õige vastusega. Just. Komm. Andi siis Ella Lutsale kommi ja Anti Riina Aamikule ka kommi. Anki kohe 2. Aktiivsus peab tunnustama. Nii, järgmine küsimus. Mis kirja leidis Leho puu pealt? Mis oli seal kirjas? Ingliskeelne hääldus ja tähendus eesti keeles. Okei, see on raske. Aga Ella Lutsale võib anda kommi selles, et ta ütles selle tähendus, mis oli filmis. Aga hääldada ma ei oska, sest ma oskan ainult vene keelt. Väga hea. Ingliskeelne hääldus oleks siis I was here ja tähendab mina olin siin. Nii. 2 järgnev 3 ja võtame ette siis 3. päeva. Ja mainime ära, et 3. päeval on kaduma läinud meie kullakallis Riina. Jah, et ära oleks. Lihtsalt udin proovima asju teha hommikut. See oli ikka tobe küll. Kas äkki on ta leidnud mu lihasööja taime üles? Teid küll. Te ei mõista selle saare ohtlikkust. Te ei mõista seda. Kaidide reegel on, kedagi ei jäeta maha. Lähen kõik koos otsima. Otsisime hilisõhtuni, päike oli juba loovi. Aga Priimega pole mitte kuskil. Ja siis Leho märkas. Out of jungle. Tuli välja Priimägi. Priimägi istus eksootilises kohvikus. Ja tubli see Priimägi on. Miks ta võinud öelda, et ta väljapääsu üles leidis?
ma olen jumala näljas, ma ei jõua enam isegi priimeni viielda. Ma ei jõua enam. Tahaks süüa. Kõht oli kõigil tüü. Tellisin seina suust ja... Ei noh, ma ostsin selle kohviku juba hommikul ja neil oli seal mingi telefon ka, aga ma sain süüa, ma nii rõtsin. Peale sööki helistasin kuristiku infosse. 4.50 krooni minut. Meile saadeti auto kohale ja nüüd me oleme teiega siin, samas kohas. Suurepärane koht, geograafiatunniks, pange oma seenekorvid valmis. Aga lõpuks kõik lõppes hästi ja me saame televiisoripurki ja meid näete juba kolmapäeval telekas, Pealtnägijas. Järgnevad ka sellele päevale küsimused selle päeva kohta peab sinuga. Mida tellis Leho kohvikust? Ja vastus tuli siit esimesest lauast. Reageering on tähtis. Kuidas see saksa keeles kõlaks? Reageering on tähtis. Reagieren ist wichtig. Alles gut. Teine küsimus on, mis on kaidide kuldreegel? Aina kõigile kommi. Igasse lauda 2 kommi siis. Kuna see tuli nii ühest suust. Ehk siis läheme edasi. Läheme edasi, jah. Lõunamaal nimelt on väga suured tantsusõbrad. Ja peaks kindlasti ka teile tantsu õpetama. Kes ikka läheb lõunamaale, kus tantsida ei oska. Kindlasti ei oskate, aga mitte lõunamaa tantse. Marise Kerna on sellest siin. Aga ärge kaksutage meile sellepärast, et te panete kõik ise tantsima. Õigemini mitte päris kõik, aga te peate valima oma laudkonnast ühe inimese, kes tuleb meiega tantsima. Igast laudkonnast kõige tantsulepp. Oli väga tore. Võite rohkem tulla, kes tahab tantsida. Tulge kõik võivad tulla, kes tahavad. Ühesõnaga, alustame lõdvestusliigutusega. Nüüd oleme valmis esimeste sammude ütluseks. Kõigepealt võtame käed. Käed teevad survaid ringe. Ja nüüd parema jalaga ette ja taha. 1, 2, 3. Ja nüüd vasakuga. Ja käed teevad ringe teisele poole. Proovime kokku panna. 4 korda ühe. Ja ilma muusikat ei oleks. Pärast teeme muusikaga. Kas siia ka minema? 1, 2, 3. Mulle töötab poolkera koos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kas said aru? Jaa. Midagi istuma. Midagi jäi vastata. Lähme nüüd järgmise väga suluva ja lõppujuures rulliks juurde. Käed teevad suluvaid laineid. Ja 2 sammu paremale ja 2 sammu vasakule. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja veel kord. 1, 2. Väga tore. Ja sujuvad. Ma soovitan ära peidud. Väga tore, te olete tublid. Nüüd tuleb väga tähtsam. See on kõige tähtsam liigutus. Kõige tähtsam on saavutada silmside. Võtke vaalist. Ja pole vaalist, kui olete teete koos meiega seda. Ja see on suhteliselt äkiliselt algab. Ja vaadake. 1, 2, 3. Silmside! Kui silmside on saavutatud, on liigutus läbi. Proovime teile, kui silmside võtan. Kord öelda teiega. Ja 1, 2, 3. Läheb veel edasi. Järgmine liigutus on selline. Me näitame korra ette.
suur aitäh! Väga ilusad laused, mulle küll meeldis. Kas nüüd peaks väikse pausi tegema, et te saaksite oma puuvilju maitseda ja kohvi juua? Ja muide, kes tahab mahla, siis viimase laua peal on mahla ka. Ja teed on ka, seda ma ei tea. Aga et paus väga igav ei oleks, siis... Viime läbi ühe väikse arvamisasja, selle nimeks on pildimäng ja pildil on natuke siis moonutatud kujul õpetajad ning... Täpsemalt ei tundisen ette. Jah, ühesõnaga, kes soovib vastata, auhinnaks on loomulikult teade kommi. Tublimatele jagame kommi ja kes arvab, et ta tunneb ära, siis tõstke käsi ja avaldage oma vastus ja me nõuame siinkohal ka formaati. Kuldviljaku formaati, kes on? Ja siis see vastab kas ametinimetus või? See on Kes on õpetaja elalust näiteks? Kes on? Ja kui õpetaja tunneb ennast pildil ära, siis palume mitte teha mingisuguseid miimikaid, mis reedaks või ise ennast arvuta ei tohi. Nii, võtame siis ette esimese pildi. Jaa. Neid silmi ma oleks nagu ennem näinud, kuidas sinu vaadame on? Need silmad vaatavad mind. Need silmad. Okei, laulda ma ei oska. Ja see pintsak on ka maru tuttav. On. Kas keegi oskab öelda, kes see on? Heli Paju. Marika Jänn. Kas tegemist on Marika Jänniga? Ei ole. Nii. Kas tegemist on Rutt Poravikuga? Lapsakas neid ikka ka. Suurepärane. Siga rendile siis komme. Andke kohe 2, ma tunnen ise kohe hoia. Nii, aga palun siis teine pilt. See pross oleks ka nagu tuttav, on see pross? Kas tegemist? Aga formaat oli tõtta? Nii, kas tegemist on Riina Aavikuga? Tõepoolest, tegemist on Riina Aavikuga. Punkt läheb praegu meie uue kunstnale õpetajale, sest tema paljus kõige õhemini kõige esimesena. Aga järgmistele paluks tõsta ka kätt, siis me saame fikseerida, kes vastas esimesena. Nii, ja palun järgmine pilt jälle. Nii. Jälle need prossid, need reedavad tegelikult päris palju. Kohe saab aru. Käega tuleb märk anda. Esta Saurale punkt. Ei, aga äkki ei ole Esta või äkki ei ole eelarvast vaatama, kes on. Just on. Nii, ja võtame. Järgmist pildi siis, mis me ikka pikka. Nii, neid prille ma ei suudaks unustada. Seda käekirja ka mitte. Käekirja kindlasti mitte. Kes on Heli Paju? Ei ole. Vaatame, kas tegemist on Heli Pajuga. Tõepoolest, tegemist on Heli Pajuga. Ma annaks kohe ühe lisakommi, väga ilusad ette. Aga pole käekiri selle pärast. Väga pole ei ole, äge. Nii, võtame järgmise. Järgmise pildi, jah. Tugev käsi. Ja värsket verd. Värsket verd on alati Kes on palju. Mattus? Kes on Mattus? Kes on Mattus? Kes on Lauri Mattus? Puugutab siia, ei pidi ka olema. Vaatame, kas ta on. Oih, ma väga kiirustan, ma väga... Jah, nii on tõesti. Tõepoolest, see on ei jõua kõik Lauri Mattuga. Nii. Tuleb järgmine pilt. Mis on meie järgmised pildi? Kes ikka, mitte mis? Kes? Vabandust. Mida see võiks sümboliseerida näitama? Kas see... Viimased kopikaid. Ei tea. See pross oleks nagu päris kallis, ma ei usu, et oleks viimased. Kes teab? Palun. Kes on Ele-Marika Soomeri? Kas tegemist on Ele-Marika Soomeriga? Just see poolest. Punkt. Ja meie majandusteadlased oleks ilma temata väga algisi. Samuti ka kõik kõrvapidi. Vaatame, kas meil on veel pilte. On. Nii. See kindlasti väga tegusa inimesega. Kes on Esto Saura? Esto Saura. Kontrollige kõigepealt esimest vastust, kas tegemist on Priit Ratasepaga?
Ei ole. Nii, Veinika Lemsalu pakkus, kas tegemist on Esto Saulaga? Ja ongi. Ja nii ta on. Anname kordi. Kas meil on veel pilte? Tundub, et jah. Nii, need lokid. On need ikka lokid? Tundub nii. Aga mis seal käes, mida ta otsib seal? Kas see on rahakott või? Aga see on tühi. Tühi. Nii. Ei tea. Kas on väga huvitav fotoga tahes? Kas on pakkumisi? Kellega võiks olla tegu? See on tehnikas vist. Väga raske küsimus tundub olevat. Aga mis sina? Mina olen õrnalt kahtlustan, kes see võib olla, aga ma ei julge küll kõva ajal mõni olla. Palun! Vaatame, kas tegema on Annele Vandiga. Ei, tundub, et vist tegemist on meesterahvaga. Ja ma kardan, et ta ei pruugi olla õpetaja. Kes on Palun, Aivar. Kes on Kristjan Lind? Kas tegemist on Kristjan Linduga? Aivar oli siis ka kommi. Oho, ja meil on veel pilt. Neid kihavad, need on väga ära tuntavad. Mina küll ei tea, kes sellega teeb. Mina ka tean. Aga äkki ta oleks nagu džunglis, seal on mingid rohelised taimed või? Just. Ei tea. Kas? Aga ta on ikka õpetaja, seda ma võin sinna öelda. Seda kindlasti. Kas te ei tunne nende juuste järgi ära? Kas tegu on Valga Oleviga? Kas on? Ja just. Punkt siia. On veel lihtne. Mina tean, et minu kunstialast teadmised oleksime temata ka kesised. Esto Saula? Kas tegu on Renno Marjandiga? Nii. Aga siin tuleb lisakood. Kes oskab öelda nende laste nimed, sünniaastad ja sünnikohad, saab 10 kommi. Kolmas A-klass. Katrin, Maria, Rebecca ja Eva. 10 kommi. Kas meil on need pilt äkki? Ja neid tundub olema väga oi, seda inimest ma tean. Kas tegemist on Toivo Süsiga? Jah, tõepoolest, meie Jorga automaadi juurde. Nii, võtame ette järgmise pildi. See on raske. See on raske. Palun. Formaat, ärge unustage formaat. Kas tegemist on Veinika Lemsaluga? Tegu on Veinika Lemsaluga? Nii, ja kas on veel pilt? See sai. Käega tuleb märk anda. Kas on pildil Annele Valdi? Tõepoolest. Just nii. See on formaat kohta. Nii, oi. Kas tegu on Taimi Värnpuuga? Just. Ja küsime veel lisaküsimusena, kes oskab ära öelda, mitme tolline on see ekraan? Paikar. Sellest saab 2 kommi lausa. 17. 17. Aivar, ma pean küsima sinu teadmisi, sest minu teadmisi siin vajab. On 17. Tõepoolest. Andke siis Toivosusi oli ka siis vähemalt 2 kommi selle eest. Nii. Rohkem meil pilte ei ole. Et meil on ettevalmistada teile selline lõbus lauluvõistlus nagu karaoke. See on üle maailma tuntud, aga et asi käima läheks, teen esimese laulu mina koos Kätriga. Love
tõelise eest. võite ka kaasa laulda. kuuma päikese eest merre sukeldun maa. liugan lainete seest, puhkan soola seest eest. väli lüüaks nüüd ma jään, kuni pärni kätte saan. kuuma päikese eest rikmaid vooli. nii, nüüd tuli enda nimekiri, kes soovib laulda, ütleb oma laulu nime. ja et oleks ka siin laval olijatel julgem laulda, võite kõik koos väga kõvasti kaasa laulda. Te võite tulla ka mitmekesi laulma, see pole oluline. peaasi, et te laulate. oh, ei ole ka hea. millist lugu te soovite? millist lugu te soovite? Aga sõnad tulevad sinna. sõnad tulevad siia kabinettesse. samuti ka sealt. Siia, jah. jah. Vali siis sina. valige üks ilus laul. roheline, see on minu lemmiklaul isiklikult. ei ole midagi, ei ole kolm. rohelised niidud. läbi see kõrval. kui väga läheb, võime appi tulla ka. Kas muusika sulle peab? kohe tekib muusika. Madalamat helistikku. Vaid harva üle päi.
matkalaulu? Matkalaulu kindlasti oskavad Priit laulda. Priit, ma ikka tahtsid laulda. Tule laulda matkalaulu. Priit, ma arvan, ei ole. Ja et sul julgem oleks, äkki tuleb õpetada silmavend ka sinuga kaasa. Priit ei vabanda välja. Priitul on hääle purre, aga see ei vabanda. Okei, kui Priit ei soovi, äkki soovib mingi teine. Aga me ei enam ei tule. Ja tuleb ka Monika Lind. Enne mul on üks küsimus Monika Lind, et äkki seal on saksa keeles ka olemas? Ei ole? Ei seda hästi. Ei ole. Ootan veel paam see. Aga seda te võite pärast saada, kui te okei. Palun, ma annan Priidule mikrofoni. Okei. Priit, palun abi. See on jällegi, see on jällegi. Hei koos! Kikiliks ja kaop, oona kuu, oma aega veel. Mees ei ohne Vello, naine kodus kaotada. Kodus käia saab, harva ju, hea võlla teel. Paksu metsa vahel, vastu tuleb maarusi. Sa mis koogab? Liigutab mind suus, kuskil mõõsa vahel, ilma mitte kohata, või pean sa kohata. Emotsioon on uus, kavendes sajad, nägin neid ette näen, koose kohvi kaas, kanded käes, gaasimaskid peas. Võtse müügis vajad, muru eile tütreb sääl, uudis tuli naas, hambud käes, pargib mind rahva seas. Paksu metsa vahel, vastu tuleb maarusi, kaelas vesi maarusi, liigutab mind suus, kuskil mõõsa vahel, ilma mitte kohata, või pean sa kohata. Emotsioon on uus, aga ära võrgus, vanamoodi mõtlejaid, üksikuid on veel, milles see nende rada viib. Ootai kõrgus, tulevikud õplejaid, rõõmus neile veel, olgas see tungib päiksekiir. Paksu metsa vahel, vastu tuleb maarusi, kaelas vesi maarusi, liigutab mind suus, kuskil mõõsa vahel, ilma mitte kohata, või pean sa lohata. Emotsioon on uus. Nii, suur aitäh. Aga ma kutsuksin tagasi veel Priidu ja Monika. See oli nii laul, ma arvan, et fookusid kohe.
kookas. Priit, sa ei tahagi kookas. Aga siis ma annan meie eelmise laulu estajale ka kookuse. Aga ma toon Priitule ka, Priit ära muretse. Üks kookus ootab veel omanikku. Sinu nii toredad laulja. Neid aastas veidis. Jah, mina ei ole näiteks siin algklasside õpetajaid laulnud. Jah, täpselt. Mina tahaks näiteks oma kunstiõpetajale enne parimini häält kuulda. Mis laulu te tahate? Me laulame juba sellest aast, kui veel olemas ei olnud meie maa. Ronge, autosid ja rattaid ega käinud tikimatu nagu tänapäeval põhjaks näha saab. Olge varsti
laudkond, kes omab kõige rohkem komme, saab auhinna. Lugege oma kommid üle ja ütelge sellele inimesele, kes tuleb teie juurde. Jimmy, Humo, Nukvaba ja tema naine. Kehalise õpetajate laudkonnal Toivo Süsi ja Mürk. 12 kommi. Aplaus! Siin esimesel laudkonnas, kus istub ka direktor, 24 kommi. Kohe järgmises laudkonnas on 30 kommi, kus istuvad kaks ja ingliskeeleõpetaja ja juhataja. Ja jahmatavad tulemused. Seal lavastus istuvad Priit, Helipaju, kehalise õpetajad, Annela Vandi, Ella Luts, 73 kommi. Õpetaja endi lauas on 22 kommi. Nüüd õpetaja endi istub. Lehidega õpetaja endi. Hei! Õpetaja Lutsu laud, 73 kommi, esimene koht, tulge ma auhinnale järgi. Aplaus! Viimati siis kõige aktiivsema laudkonna esindaja. Kuidas teile meeldis? Väga ja mul on direktorile ettepanek, et teeks homme veel. Ka teile? Meie teeme vabandada. Auhind kõige aktiivsemale õpetajale. Õpetajate laudkonnale vabandast. Nagu kõik head asjad saab ka meie päevale otsa. Jah. Teile tuleb järgi, ilmselt tuleb varsti Valge laev järgi. Laev tuleb. No nii. Laev tuleb järgi. Väga ilus laev on. Ja mulle laevad meeldivad. Ja. Selge siis. Nüüd me oleme kõik pruuniks saanud, solaariumisse ei pea minema. Samuti ei pea minema jõulupuhkusele, saame kõik töötada, vabandust. Ja saame minna rõõmust koju. Ja tegelikult tahaksin veel lõpetuseks soovida, ma väga vabandan, et ma ennem selle ära unustaksin. Õpetaja Lillemaale ja õpetaja Margit Tammele veel kord palju õnne. Minu poolt ka. Aplaus! Aplaus! Meie õhtu on lõppenud. Ja liim meie jalga all hakkab jahtuma. Ja. Päike loojub ja me oleme kodudesse. Teil olete laevaga, meie oleme siia. Aga ma kuulsin ka sellist kõlakat, et te peate oma kohvitestid kaasa võtma. Okei. Väga tore oli, aitäh! Aitäh! Ma tahaks öelda paar sõna tegelikult lõpetuseks. Et mina tahaks nüüd eriti kiita uut ÕAV-d, kes meil sellel aastal väga hoogsalt on tegutsema hakanud ja Robert Lang siis tubli uus president. Ja teeme kõigepealt uuele ÕAV-le hästi suure aplausi. ÕAV kohta selline uudis, et Alo nägi meile Tartus juhuslikult ja siis ta ütles, et 11. oktoobril ta lubas tulla siis kooli ja siis anda selle presidendi võtme nagu üle, eks ju, Robertile. Ja kindlasti nüüd tahaks teha nüüd kõigile nendele veel, kes abistasid ÖAV-d ja eriti just Aivarile. Näiteks mina tulin üle kell 9:30 mingit tööd paljundama Ellale, et Ella saaks kolmapäeva anda 11. aale või 12. Ja siis mina läksin arvutiklassi ja seal käis äge tegevus õhtul kell 9:30, mina läksin ära kell 11:30 koolist ja äge tegevus jätkus. Nii et Aivarile ja kõigile teistele, kes video kallal ja muude nende video asjade kallal vaeva nägid, et suur aplaus Aivarile ja teistele. Ja mina leidsin lihasöötaime. Käisin saarel ja võtsin päikest, ajasin väikseid karukesi taga ja ma leidsin lihasöötaime, mida ma ei olnud. Võtsin päikest, ajasin väikseid karukesi taga ja lõpuks leidsin lihasöötaime, mida ma olen igalt poolt otsinud ja lõpuks leidsin. Yes. Ma ei tea. Mina käisin suvel Kamtšatkal. Mõtlesin, et mis need õpilased ikka seal Kamtšatkal kogu aeg istuvad, lähen ka. Mõtlesin, et
no võtsin 2 aksessuaari ka kaasa, sellised toredad laamakivimid. Võin siis nagu omaette nokitseda sinna. Leho läks siis kuhugi kusagile ja ta peab kõike teadma. See mülapidamatus käib mulle täiega pinda siin. Ma ei saa üldse aru, mis see värk on. Vait! Olge vait! Kamšatkalt, tulge siia! Kamšatkalt siia ette! Kohe! Jah! Nüüd tuleb kivimite osa. Järgmine tund on kontrolltöö kohe. Oot, mis asja? Sina seal, Taavi! Tule siia! Jah, saatsime Leho seenele. Ei tea, kas see ikka oli õige tegu. Nagu niimoodi või? Ei tule see õigest, see ei tule. Kas ma peaksin seda nagu niimoodi? Käisin natuke metsas ringi ja seal oli kirjutatud, et kuule ka minev. Ma arvan, et see oli I was here ja see on inglise keeles ja Leho oli Jah, saatsime Leho seenele. Arvata on, et ta midagi sealt ei leia. See oli vale tekst. Klaitsima kõigile... Ei. Jah. Kristelil on kiire ja kõik tahavad ära minna ja... Täna hommikul aitasime kõigil halvast enesetundest üle saada. Tegime neid harjutusi. Ja täna hommikul aitasime kõigil halvast enesetundest üle saada. Me tegime neid toredaid harjutusi. Need mõjuvad väga hästi. Ja nüüd on kõigil väga hea olla. Pean seda ütlema. Olin kindel endas, et suudan umbkaudse piirkonna... Ühesõnaga, nägin metsas siis kass jänest. Küsisin ta käest, et mis jänest see siuke on. Ta ütles, et ema oli kass, isa oli jänes. Ja siis nägin veel sipelkaru. Ta intus seal taga. Olin kindel, et Nii. Ja siis nägin veel sipel. Taavi, katsu olla. Äkki keegi teine tuleb. Olin kindel, et suudan umbkaudse piirkonna ära määrata. Noh, taimestiku ja kliima järgi. Aga võtta näpust. Ei suutnud. Peaksin tagasi ülikooli vist minema. Filmi pä? Siis nägime metsas põdlakärbest ja kurat, kas see teine oli? Hobu lehma. Ja siis nägin mingit koera taolist asja. Ma küsisin, et kes ta on siuke, et ütles, et on politsei koer, see on päris hea. Ei noh, ma avastasin selle kohviku juba hommikul. Neil oli... Ei, ma ei taha. Ma pole elu sees nii fantastilist jooksuda näinud. Jah. Ei sobi. Ja nüüd palun kommenteerige, mida ma valesti, mida ma pean teistmoodi tegema. Mida? Ühesõnaga, jalutasin metsas ja nägin mingit kassi jänest. Küsisin, et mis loom see siuke oled? Ta ütles, et ta isa oli kass ja ema oli jänes. Päris hea. Jälle otsast peale või? Mis te näidate kõik? No mis jama on, ei saa seda korralikult teha. Ühesõnaga, kõndisin siis metsas. Tulge kõik ära ja ma lägin üksinda. Päris hea. Ma arvan, et see oli I was here ja see on inglise keeles. Kõigil oli kõht tühi. Oota. Hallo. Kuule, oota, ma filmin praegult. Ma helistan tagasi kohe. Ja väga hea, ma kohe lõpetan. Okei, tšau.
kõigil oli kõht tühi. Tellisin siis seenesuust ja banaanis. Päris head toidud on siin.